No tere jälle siis, teeme selles osas Hondat edasi. Jätkame sellega, loodetavasti saab see osada täiesti tööle, saab soojaks, saab, noh, eks ma teen tiiru mäest alla ka korra, et kontrollida, et kõik hästi töötaks, sest et eelmine kord, kui ma seda proovisin, siis sõitsin poole mäe peale, aga enam hästi üles ei saanud, sest noh, 2 silindrit ei vea nii hästi kui ikka 4. Et aku mul on siin laadinud ja see võiks olla täis, aga las ta olla siin järgi veel, kõrval on Suzuki aku. Siis praegu töötab ka, panin selle tööle. Ma tõstsin pumba praegu teise asendist tagasi, mitte 45 kraadi või 90 kraadi, sest motoraiko ütles, et kui tema pani 45 kraadis alla uue pumba, siis hakkas ta räigelt klõksima see. Mulle tundus ka, et see nagu teeks kõvemat häält, kui varem tegi, kui ta oli 90 kraadi. Nii et las ta olla siis võib-olla 90 kraadi ja aku on, või see pump annab ennem otsad varem, aga vähemalt on vaikne, et ei klõgista nii palju. Aga ma proovin ta ära, eks ta mingi aeg läheb tööle ja siis vaatame. Kindlasti mul ei ole meeles seda mainida hiljem, kuidas oli, aga siis, kui kommentaaris küsitakse, siis küll ma siis vastata saan, kas läks vaiksemaks otse 90 kraadi või noh, sirgelt või 45 kraadi seal, kas on mingit vahet või üle. Aga praegu võtan paagi maha ja hakkame siis karpat maha võtma, et siin tihendid mul veel pole hullu, ma panen samamoodi kokku ja vähemalt saab ta tööle loodetavasti, et vaatame, kas saame need viimased 2 silindrit tööle, 3. ja 4. või mitte. Säde on, kütust arvatavasti ei ole siis, aga hakkame pihta. Teeb väikse vaheklipi ka siia. 90 kraadi nurga all on või puistasendis on pump ikka vaiksem. Ma nüüd võib-olla kujutan ette, aga minu meelest on ikka siukses asendis palju vaiksem. Varem ta klõksis tugevamalt. Vot, aga praegu siis jätangi nii ja uks on lahti, õues on soe, siis ma panengi praegu ta nüüd kinni tagasi, sest pole vaja seda kuumutada siin ja jätkan karpa maha võtmist. Karpa lahti, kõik on puhastatud ka nüüdseks. No kõik ei ole. Need kaaned, membraanikaaned, need ma teen siis, kui ma hakkan kokku laduma ja karpapõhjad. Karpapõhjad on tegelikult enam-vähem. Siin on veits midagi sees ja siin enam ei ole nii hull, aga noh, need on siis 3. ja 4. viimased. 3. ja 4. nõelad olid küll, üks oli ikka päris must, seda ma ei puhunud suuga algul läbigi, proovisin, kas noh, niisama õhk liigub kergelt või mitte. Et no loodame, et oli mingit kasu. Siis membraanid, kõik on mingi läbipaistva silikooniga on kokku mässitud. Membraan ise, sinna ei ole midagi külge jäänud, aga kõik need membraanipesad siin üleval räigelt puhastan, seda on nii raske kätte ka saada. Ma ei näe seda, sest see on juba siuke metallivärvi siin, kuna ta on läbipaistev, siis igalt poolt ei tea, kus see on. Ja siin ma olen puhastanud hästi pikalt neid, et need täiesti puhtaks saada ja membraanid läheksid puhtalt siia külge tagasi, sest siia ei panda ju mingit müksi, et neid kinni hoida. Nad ise tihendavad end ära ja membraanid on kõik ilusad terved, kuskilt mingid rebendeid midagi ei ole ja läbi ka ei paista, kui natukene pingutada neid, et hakkaks kuskilt minema siukest asja üle. Ja siin on siis jah, puhastatud detailid, paneme kokku tagasi, küll vanade tihenditega kahjuks, aga saab teada, kas on kasu või ei ole. Ja jah, nii ongi, õnneks karpa tuleb väga kergelt maha, et siin midagi hullu ei ole, et alt saab kõik kruvid lahti, väga mõnus siit vahelt teha neid kruvisid ja vaatan veel ennem kui kokku panen, vaatan igaks juhuks ka need muffid üle, kummi need kinnitused siin
karpavahelised ja mootori vahelised. Ja siis, ega siis ei olegi, ma hakkan seda vaikselt nüüd kokku laduma ja loodame parimat siis. Kahjuks sai jälle aku tühjaks siin poole filmimisel. Need Hiina akud väga kestvad ei ole, mis ma kaameraga kaasa sain. Aga põhimõtteliselt on koos nüüd. Mis ma siin veel tegin? Paningi lihtsalt siin membraane vist nüüd ei näinud, kuidas kokku läksid. Siin ei ole mitte midagi keerulist, täpselt samamoodi. Panin natuke õli ka plastikpindadele, et kergemini sisse läheks. Ja rohkem siin on midagi. Kõik sai kinni. Ja ainuke asi, mis ma nüüd tegin, siin ei olnud, ma vaatasin seda, see on toores nüüd siin, õlitsin seda korralikult siin ja tegin siin ja panin siia nüüd kruvi. No praegu on ta mul lahti siin, et näidata, et ennem ta väga ei töödanudki. Kuna siin polnud õlitatud, siis ta jäi nii palju omavahel kinni, et see toores natuke ikka liikus. Aga nagu siit näha, siis sellest väga palju kasu polnud, et toores ei läinud peale. Et ma leidsin see kruvi. Ma ei hakka seda lühemaks lõikama, et ma jätangi ta niimoodi, las ta olla, pole hullu. Ja nüüd ta tõmbab ilusti toore lõpuni, et toores liigub ja see töötab ka nüüd palju paremini. Ja ega rohkem midagi, see tühikäigu tross veel külge tagasi, natuke seda timmida, praegu ta väga hästi ei taha keerata end siin, proovin selle käima saada ja siis karpa külge tagasi ja vaatame, siis vaatamegi, kui nüüd ratas jälle koos on. Et mis siin toimub. Kütus pole. Laseme karpad täis. Täpselt samamoodi 2 silindrit ainult. Nojah, paugub ja ei tööta. Eks ma siis vaatan edasi nüüd, mõtlen, mis siin teema on siis sellega. No nii, mis meil on siin nüüd? Mootorratas on teistpidi, kui ennem oli siis sisse aetud. Ja räägime, mis siis teema on. Mootorratas töötab. Ta on kõik täiesti korras. Vähelt sai siin kõik pistikud üle kontrollitud, enamus pistikuid on kontaktipuhastusega üle tehtud. Ja kõik siuksed asjad. Aga loll pea nihu nuhtlus. Ja kuna ma jamasin nende silindritega siin kõige rohkem, siis ma suutsin ikkagi panna küünlajuhtmed tagurpidi peale. Ehk 4 oli 3. ja 3. 4. Vot nii. Ja siin see teema oligi siis. Kuna süütepoolid on, 2 süütepooli on, üks juhib 1. ja 4. ehk siis vasakpoolne, mis mootorist on siit poolt vaadates tagumine, juhib 1. ja 4. Ja see pool, kus siit need juhtmed, kaablid tulevad, need juhivad siis 2. ja 3. Ehk kõigi siis säde olemas ja siis see ei olnud see, et süütepoolis kasi saaks olla. Ja ma jamasin ikka päris kaua sellega. Ma ei saanud, ma vaatasin igast muid asju. Ja siis ma tulin õhtul siia tagasi 15 minutit ja ratas juba käis ja 15 minutiga ma juba käisin 2 korda, sõitsin mäest alla ja üles ja tegin proovisõite ja oligi. Lihtsalt oli vaja nüüd ümber tõsta. Vot see on see, kui ma ei tea, mul ei ole mingeid vabandusi siin selles mõttes, et tegijal juhtub, mis ma ikka oskan öelda. Juhtus nii, et sai tagurpidi need pandud. Ma ei vaadanud ka, kuidas nad jooksevad. Ja ma olin nii kindel, et midagi muud on, et kas siin pesin seda ja siis juhtus midagi või ükskõik mida, ma ei tea.
või siis karpad, et noh, sädemed olid ilusad ja mõtlesin, no kütuse probleem, teeme siis karpa puhtaks. Aga noh, mitte ühtegi halba asja me ei teinud, karpa sai puhastatud, isegi ei leki praegu, et tihendid täitsa peavad. Nii kaua, kui nad jõuavad, ma vaatan, ma äkki saan siin rohkem seda tööle panna veel, no mingi hetk kindlasti, et siis saab vaadata, mis ta, kas need hakkavad lekkima või ei hakka. Võib-olla pole mõtet neid B-osasid panna, kui need lekkima ei hakka. Ja mis nüüd? Nüüd ma tegin siia siukse puki valmis. Ma ei tahtnud kollektoritest tõsta ja siis ma mõtlesin, kuidas on kõige kergem tõsta. Ma tegin lihtsalt siis siuksed süvendid sisse, mis siis raami, no siin on mootori kinnitus, alumise mootori osa kinnitus ja noh, raami pealt siis tõstab põhimõtteliselt. Tegin ka siuksed nurgad siia sisse, et siis oleks nagu natukene tugevam, aga praegu on ratas küll, ta ei ole maast lahti, aga jumala stabiilne, ta on mul juba maast lahti olnud, aga kuna mul on vaja esiratas lahti võtta, siis ma ei hakka seda tõstma praegu, pärast ma ei saa esiratast ju seda võlli polti lahti. Aga noh, siit ta vastu ka ei lähe, igal pool on täpselt ruumi ja siuke ta on, mõlemalt poolt siis siit niimoodi ja siit küll juba läks, natuke hakkas mõranema, aga ei ole hullu, selles mõttes ta hoiab siit ja ei kao kuskile ka. Siis saab tõsta kindlalt, et ma ei tõsta kollektoreid ära ja ta jääb siia ilusti kindlalt seisma, kui esiots on laiali. Oot nii, mis meil ikka siin, nina laiali ja hakkame amorte hooldama. Ma teen siin väikse vahe kokkuvõtte, sest et ma alustasin esimese amordi tegemist ja võtan selle lahti siin praegu siis. Minu arust see on tegelikult juba lahti võetud, mul on 4 vaja sisse panna. See on siis, kumb pool see on vasakpoolne amort ja vasakul amordil on siuke süsteem anti-dive, on siis põhimõtteliselt anti-dive'i korpus on siis siin. Ja see on siuke süsteem, et kui mootorrattaga pidurdada, siis siin on väike kuullaager ja see liigub, see support ja esipiduriga siis vajutades, et see amort väga põhja ei vajuks, siis surub siit niimoodi sisse seda ja see surub siis, noh, surve läheb kõvemaks ja amort ei lähe nii kokku kurvis siis ja pidurdamisel, et ta ei vaju läbi, vaid siit see pressib vastu. Aga noh, see pidi olema ka siuke, et kuidas kellelegi üle mingi lamavate või kuskilt üle sõites, see võib natuke häirida, et ta läheb siukeks jäigaks ja ei ole väga mugav sellega sõita, et on olukordi, kus ei ole kõige parem, et tänapäeval väga seda enam ei kasutata, ma pole näinud vähemalt, et noh, kõik need muud stardiabid, mis siin on, ABS-id ja kõik siuksed asjad on pigem selle vastu nüüd tehtud. Aga jah, siukseid kasutati kunagi vanasti rohkem, nagu ma aru sain, mingitel ratastel. Et jah, siuke huvitav asi, ma võtan selle lahti, vaatan üle, kuidas siin asjad on ja panen ta kokku tagasi, et natuke panen siia õli sisse, et asjad paremini liiguks. Ja siis ongi korras, et ma hakkan filmima, kuidas ma seda teist amorti teen siis. Ma tegingi esimese ära, et mul oleks juba asi selge, kuidas see käib ja siis videos ma ei pea otsima ja noh, tööriistu asju. Et siin on siis vana õli, siuke must nagu ta on. Kõvasti rohkem on sees, kui oli eelneval sellel Suzukil seal. Et noh, midagi on tehtud või vähemalt ei ole kõik välja voolanud. Aga jah, paneme selle, teen selle lahti ja vaatame, mis siin sees on siis. Vaatame üle, mis süsteem on siis. Väga kerge süsteem on. On tihend, mis läheb siia korpuse külge. Siis on kolb, mis läheb siit läbi sinna sisse ja siis siin otsas on vedru. Ja see vedru istub siis siia pessa niimoodi ja see siis põhimõtteliselt, noh, kui nüüd vedru pole, siis on ta siin eemal ja siis ta surub lihtsalt kokku seda, et ta pressib seda vedelikku tagasi, mis siit siis põhimõtteliselt, ma arvan, see käibki siit lihtsalt läbi, mõlemad on siin tühjad augud ja see vedelik on siin sees, siis ta surub selle tagasi kokku siit ja ei lase sellel, no pressibki seda vedelikku siis tagasi ja see omakorda teeb siis amorti jäigemaks. Et nii kerge süsteem ongi. Muidu on nii ja siis pidurdades
lihtsalt pressib seda kolvi vahet siin, seda auku kokku. Ja vot, siuke ongi, panen siia natuke sutsõli, tavalist seda, manuaalis on küll kirjas ATF, aga kuna siit nagunii käib läbi see, issand jumal, amordiõli, ei suuda rääkida, siis põhimõtteliselt võib seda amordiõli ka panna, mis ta ikka siin teeb. Ja panemegi kokku tagasi, siis ma teen selle amordi ära ja panen filmima ja siis vaatame, teen selle nii-öelda timelapsi siis, kuidas ma lihtsalt vahetan siin asju, et siin midagi keerulist pole. Siin on vanad tihendid, selle amordi omad ja kuskil on ka vaskseib, mis siia alla läks siis. Et siin midagi keerulist pole, nagu enamasti ikka, siia läheb keermeliim, 20 Newtonit kinni ja on kõik, siin ei ole isegi seda special tool'i vaja, mul nagunii seda ei ole, aga et seda alumist polti kätte saada, osadel on vaja, aga ma olen kõik lahti saanud ilma, kas või siis sellega, et sellega panen plaksti ja siis ta lööb selle järsud lahti ja kinni saab ka niimoodi, et ta natukene löön kinni ja siis saab juba, jääb hoidma nii palju, et saab Newtoniga üle keerata. Vot nii, aga teeme siis tööd ja teeme teise amordi ära, paneme esiotsa kokku. Esirattalaager oli ka okei, et see las jääda. Lenksulaagreid küll unustasin nüüd kontrollida õigel ajal, natuke proovisin, kui oli ratas alt. Ei saanud aru, et midagi loksuks, aga proovin meeles hoida ja kui ratas all on, siis vaatame lenksulaagrid ka üle. Vot, aga teeme amordid ennem ära. Räägime jälle asjast, mis siin toimunud on. Teine amort on nüüd laiali. Esimene on täiesti koos siin kõik, tunduvalt paremini käib. Küll amort sai kohe testitud, kuidas see nüüd siin liikus ja kuidas teine siis, mis oli poolik. Et ikka palju sujuvalt. Siin oli palju siukseid mölke ka, need ma siis lihvisin, siledaksin ära, et ei oleks mingit teravaid ääri kuskil. Siis kivitäkkeid asju saanud, aga ta ei ole tööpinnale, minu meelest see ei jäänud, et tööpind on... ta ei lähe siia vastu seda, aga ikkagi on hea teha ära, et ei oleks teravaid ääri, kui peaks minema vastu neid tolmutihendit või siis seda sisemist õlitihendit. Muidu teeb täkked sisse, hakkab lekkima. Et see sai ka kokku pandud ja mis ma ütlesin, et manuaalis on kirjas, et ATF-i kokku panna, õlitada siin tihendi asjad. Vanasti, eks tänapäeval pannakse ka ATF-i amortidesse. Aga ma panin 7,5 paksusega või vist koossusega siis tavaliselt amordiõli, et see Liqui-Moly ja Motul ja mõlemad soovitavad oma kodulehtedel ikkagi siis 7,5. ATF on ka oma siis konsistentsilt või sellelt, ta jääbki sinna 7,5 raskuse juurde umbes, et need sobivad. Et siis läks sellega hästi, aga siin, amordid on erinevad ka. Siin on siuke õlilukk siis või ma ei tea, kuidas see täpselt kutsutakse. Teisel on vedru siin all, et need on juba erinevad. Ja mis veel? Kui ma võtan asjad lahti, siis ma panen alati järjekorda, kuidas välja tulevad ja mis pidi. Et siis, seda tolmutihendit ei saa sassi ajada, et see läheb sul alati õiget pidi sisse. Et siis õlitihend, et kumb see pool alla jääb, siis neil on erinevus siin nagu näha on. Et siin on nagu rohkemad siuksed vahed sees ja uus õlitihend on samamoodi. Siin sa näed ära kohe, kuidas see kokku käib. Et see on siuke rohkem kaetud pind ja alt on siis rohkem lahtine. See läheb siis alla. Ja mis veel? Amort või vedru tuli nii pidi välja. Ehk siis ütleme, et mis on rohkem kokku pressitud üleval ja all oli siis lahtisem. See on valet pidi. Amort peab minema manuaali järgi nii pidi sisse. Ehk siin on keegi on seda lahti kiskund ja valesti tagasi pand. Esimene amort vasakpoolne, mis ma tegin, sellel oli õigesti. Et manuaalist alati vaadates järgi ka, kummat pidi see käib, kui keegi on juba midagi teinud. Siin vist väga aru ei ole saada, aga see õli tundub natukene puhtam ka, nii et seda on mingi aeg tehtud. Ma ei tea, miks tehakse üks amort korraga või siis võib-olla ei ole tehtud üks amort korraga, aga lihtsalt üks on valesti kokku pandud. Ma ei tea, kuidas
kuidas ja miks, võib-olla ei pööratud tähelepanu, et paljudele, osadel, mis ma näinud olen, ei ole üldse nagu vahet. Mõlemad ongi nagu, on siuksed samasugused ülalt alt, aga ikka ma panen alati täpselt nii laua peale, kuidas tuleb ja täpselt samamoodi tagasi. Et siin ongi, peab jälgima seda, kus on rohkem kokku pressitud. Ja siis, uus õli tihend alla ja vask seib. Et siin rohkem ei olegi, puhastan kõik preigiga ära nagu ikka, või mitte preigiga, vaid selle keti puhastusõliga. See on mul siuke lahem. Ja teen kõik siis pinnad, asjad puhtaks, detailid. Ja siis laome kokku tagasi, et siin midagi ei ole. Seda puhastusprotsessi ma näitasin, alati põhjas on siin mustust ja et ma olengi seal nurgas, lasen preiki sisse või seda keti puhastust ja siis seal koti kohal lasen otse selle möksi sinna kotti, siis ei ole mul seda põrandal siin maas. Aga teeme pinnad, detailid puhtaks ja siis ma filmin lihtsalt, kuidas kokku paneme. Amordiõli läheb ka mõlemale erinev siis kogus. Vasakusse läks 371 äkki ja teise läheb siis äkki 361, 10 milli vist vähem. Ma nüüd ei mäleta, ma pärast vaatan. Ja mõlemat vist mõõdab ikkagi 120 milli tipust. Et siuke erinevus siis. Eks see 10 milli lähebki teisel siia selle antitaivi süsteemi sisse siis, mis kuna ta on ikkagi ka siin, see on siin õli täis, siis selle jagu tuleb rohkem õli sinna. Nii, aga rohkem juttu ei ole, teeme edasi. Nii, meil on siin nüüd veits aega mööda läinud, paar nädalat. Raiko lendas siia, siis me ehitsime natuke asju siin ja ma teen siis CBR edasi. Ta tõi mulle rattalaagrid, tagumised, siis tõi mulle ketile uue Masterlingi ja karpa tihendid. Aga karpa tihenditega ma vaatan, mis saab. Selles mõttes, et ma käin ennem taga pikemal tiirul ja vaatame. Kui ei leki, siis jääb nii. Kui lekib, siis vahetame, sest pole mõtet panna neid B-osasid kohe, et mul on juhtunud, et need jäävad lekkima, uued siis B-osa need. Võiks parema firma omad osta, aga ma ei leidnud neid. Ma ei mäleta, mis Kiisteri omad on vist, Kiister oli see firma vist, mis teeb häid neid, aga ma ei leidnud neid. Ja ega ma väga tegelikult ei otsinka. Aga vahet ei ole praegu, kui nüüd lekivad, siis proovime neid ja siis teeme mitu korda ühte sama tööd. Aga praegu on ta siin töödanud natukene ja ei ole midagi lekkima hakanud, nii et loodetavasti on hea. Siis ma ei aja teda soojaks ka, ma hakkan siin õli vahetama ja ma ei aja teda soojaks, sest et see õlifilter on nii halvas kohas. Ma ei saa siia normaalselt ligi ja ma ei taha endal käsi ära põletada. Et ma ei saa pärast siia fooliumit alla panna, et see õli nendest mööda torudest siis voolaks. Siis ma panen fooliumi sinna alla ja siis ta ilusti tilgub sealt õlifiltrist otse õli sellesse kogujasse, anumasse. Et praegu on ratas niimoodi viltu ka, et lasta siis jääb see tilkuma, ma võtangi alt punni lahti, ma teen vahepeal lõuna ära asjad ja nii kaua vahetan ketil taga selle Masterlingi ära, rattalaagrid vahetan ära ja jah, mõned asjad siia saab plastiku panna, nüüd on liim siin ära kuivanud seal ja neil tükkidel, et siis midagi saab äkki juba kokku vaikselt laduda, nii kaua kui õli tilgub, las tilgub nii palju välja, kui tilgub siin mõne tunni jooksul või kaua mul ikka läheb siin ja siis paneme uue õli sisse ja ongi hea, et saab tagarattalaagri ka tehtud ja asjad. Aga praegu ei olegi rohkem. Võtame alt õlipunni lahti, las õli hakkab voolama ja hakkame teiste asjadega tegelema. Tagant ratast alt võtma ja ketti lahti lõikama. Ma arvan, et ma seda tagaratta, seda ei filmi, kuidas ma selle lahti võtan, ma vaatan, panen filmima siis, kui ratas laual on ja siis filmime rattalaagri vahetust. Et keti neetimist ma uuesti ka ei filmi. Pärast lihtsalt näitan, kui ei ole enam siin, kui ma saan siin näidata. Ma ei tea, kas eelmine kord üldse sai seda hästi näha või saanud, aga nüüd on küll näha. Et seal on ülemisel sellel on mõra sees,
alumine on hea, aga ülemine ei ole. Paneb sellega uue, ma proovin mitte nii palju pressida. Siin selle pressimise kohta on ka igast erinevat infot, et kui palju see peaks laiali vajuma ja osades kohtades on see, et tegelikult ta ei pea üldse. No teoorias ta ei peakski tegelikult väga palju laiali minema, sest et ta läheb siit nii täpselt läbi, ta surub natukene rohkem laiali ja ta ei tule mitte kunagi kuskile siit. Et ma olen proovinud alati seda mingi miinimummäära välja pressida, et see diameeter oleks siin siis rohkem, on ju, mingid millimeetrid. Aga see ei lõppe alati hästi, sest siis ta läheb katki. Et alumine on enam-vähem nii palju, kui vaja võiks olla, aga ülemine oli täpselt siis nii piiri peal, et ta läks katki. Pigem vähem ja ei tule see kett nagu nii kuskile, sest et ta juba hoiab siit nagu nii kinni. See nii väike osa, kui ta siit laiali läheb, see on juba täiesti piisav. Aga jah, teeme ära, vaatame siis, kui nüüd ilusti on see küljes ja ei ole katki läinud. Vot, aga alustame õlist. Teeme juttu ka vahepeal, et mis ma siin teinud olen siis. Selle vahetus läks ülikergelt. See tuli nii mõnusalt ja kergelt välja, et ma pidin seda 2 korda tegema, sest et ma panin vale laagri algul sisse. Ja jah, need on erinevad. Ma ei vaadanud, aga sise need diameetrid on erinevad. Jah, see ongi ühenike erinevus. Siis sain selle sisse selle koonusega. Siin on üks väike tift on siin keskel veel. Selle panin sinna sisse. Puhastasin ära ka selle hea asjaga, et see videost oli näha ka, et ma hoidsin käega kinni seda tifti ja keerutasin, ta oli roostes ja siis käis kogu aeg vastu kindaid, aga ta on nii pehme, et ta ei tee kinnastele ka mitte midagi. Nii et see on ülihea asi. Siis ma hakkasin seda tegema, ehk siis rattalaagreid. Rattalaagritel oli siis, on tift keskel, üleval ja alla laagrid, 2 tükki. Üks on siinpool on siis ka tihend ja teised pool ei ole. Mina teen alati, või mis alati, targem on teha siis teine pool ennem, see pool ennem, sest siin on laager otse tasa äärega ja seda on siis vähem peksta ja kergem peksta, et siit ülealt poolt. Siit läheb siis see tift läheb läbi, ta on siis 2 laagri vahel, niimoodi, ja see on siin vahel kinni. Ja siis saabki, ma võtsin algul kruvikaga, näpuga sai ka tegelikult natuke liikus, et siit näpp vahele ja siis põhimõtteliselt on vaja lükata, kui nüüd on laagrid siin niimoodi peal, see on siin ratta keskel, siis saab seda natuke nihutada ja siis ma nihutasin seda lihtsalt niimoodi ära, et ma saaks lüüa ülevalt siis sihukese asjaga peale. Ma topin selle siit ülevalt sisse ja siis ta jääbki niimoodi siia ääre vastu toetama ja siis ma löön korda mööda niimoodi vastu ääri. Ja siis ta tuleb vaikselt välja. Et tegelikult ei tule üldse raskelt. Vaikselt toksidest tuleb välja ja siis kukub koos sellega välja ja teiselt poolt on siis juba nii palju vahet, et siit on näha. Siis mul on AliExpressist hea komplekt tellitud. Suht odav oli minu meelest, ma ei mäleta, aga nagu ikka Hiina asjad on odavad. Ja siis on erinevad need siin, need nii-öelda löömiseks mõeldud siis asjad. Ja see läheb siit täpselt läbi, nii täpselt, et ta toetab siis täpselt siia laagri peale. Kui ma nüüd peksan seda, siis ma saan keskelt lüüa seda. Ja samamoodi läks tegelikult teisele sellele läks laager peale ka, et kus mul on nüüd? Ma kasutasin selle jaoks seibi, et kõige suurem on see, aga ta on nii täpselt, et ma ei hakanud riskima, ta natuke, ta jääb siia metallist äärde peale, aga liiga täpselt ja siis mul õnneks oli seibi siin, mis läks rohkem üle, et ta on siis
rohkem kaetud, siis ma paningi lihtsalt niimoodi see peale ja lõin selle paika. Et väga mõnus, väga hea komplekt ja jah, Alist saada, AliExpressist, alati aitab. Ja mis veel, ega rohkem ei olegi. Nüüd ma siis määrin ära siin kõik pinnad, panen arvatavasti teise ennem sisse, see mis on, mida on vähem vaja lüüa, ehk selle poole siis. Selle panen sisse, samamoodi pinnad määrin kokku, puhastan ära ennem preigiga ja määrin kokku ära möksiga ja siis ega midagi. Seib, see peale, löön sisse, tiht vahele, plaks ja lähebki. Osaldel ratastel on ka see, et siin ma ei saa lüüa seda laagrit üle, et mõlemal pool on mul siin ikkagi pesad olemas, kuhu maani see läheb. Ja kui ei ole, siis ongi see, et ühel pool on kindlalt olemas. Saab panna, lööb siit poolt näiteks laagri sisse, teisel pool pesa pole, siis on all pesa olemas, see läheb peale ja see ongi siis distants, kuhu maani läheb, ta lööb lõpuks seibi vastu või selle laagri üle alt plaks vastu ja ongi paigas, et ta ja täpselt selle metallist selle võre peale läheb toetama. Vot nii kerge sellega ongi, mitte midagi erilist ei ole rasket, et põhimõtteliselt ega ei oleks tegelikult vaja siukseid tööriistu isegi. Lihtsalt poodi minna, võtta, osta õige seib, panna siia peale, võtta kas või mingi, no ütleme, see vana see nüüd, padrun ja lihtsalt anna minna. Et tegelikult võib seda ka soendada, mitte mingi kõva kuumusega, sest et siin võib selle värvi lahti kuumutada, aga lihtsalt soojaks lasta, kas või fööniga, tavalise juukse fööniga naiselt ära võtta. Ja siis ta paisub ja siis laager jääkülma visata, sügavkülmikus istub, see tõmbab kokku ja siis plaks supsti sisse. Natukene võib-olla peab aitama. Aga ma ei viitsi seda teha, sest et see läheb nii kergelt, et ma arvan, et siia läheb ka ta hästi kergelt sisse. Ei ole nagu praegu mul vaja seda teha. Vot nii, paneme kokku tagasi, natuke mõttetud teooria juttu siia, aga paneme kokku ja siis on hea. Siin on nüüd jälle natuke toimunud. Ratas all, kett on uuesti needitud, vaatame need kohe üle. Ja ma ennem ei mainin ka. Ja tegelikult ei ole nii tähtis. Neist 3 laagrist oli ainult üks läbi, selles mõttes, et üks näpuga keerutades oli tunda, et ragiseb või siuke ei käi sujuvalt. Et aga see on juba piisav põhjus vahetada, sest et küll need järgmisedki lähevad. Isegi üks laager on juba halb, kui ta ei tööta hästi. Nii, mis siin on? Vaatame. Mul on paigast keeratud praegu, jah? Okei. Ei näegi siit praegu. Siis vaatame seda kohe varsti uuesti. Jah, mul on needitud need. Vaatame ennem selle üle siis. Siin on siuke mehhanism, seda vist olen tegelikult kuskil juba näidanud ka, ma ei mäleta, äkki selle sama ratta videos mingis osas. Millalgi näitasin, aga nüüd saab äkki natuke täpsemalt vaadata, kui siit midagi näha on. Kus see valgus näitab, ega siin väga hästi vist ei saa näidata ka. Aga äkki on midagi näha. Igatahes sellega saab siis keti üli hästi paika panna. See oli siis selle Motoraiko soovitas mulle seda, ütleb nii, et võiks siukse asja osta. Ja sellega saab jumala hästi panna paika, et saaks sirgeks ratta keti jooksu. Sama, ma istungi põhimõtteliselt siin maas praegu. Saan siit timmida, saan teiselt poolt timmida samaaegselt, kui ma vaatan, kuidas see pulk seal liigub. Neid on veel teistsuguseid ka, mis on siis mingi laseriga asjadega, aga see on jälle loomulikult AliExpress 5 eurot või mis ta maksis. Ja siis sellega saab paika, kuna siin ma märgid panin ennem endal, kuidas ta oli mul, enam-vähem oli kuidagi pandud, aga need ei jookse ka kokku enam siin, et teisel pool samamoodi. Ja mille järgi me siin sätime, on ju? Siit selle järgi või selle järgi, siis vaatad, et okei, ta on suhteliselt tasa siin on natuke mööda mingi mõned millimeetrid.
see mõni millimeeter annab juba tegelikult räigelt palju ratta jooksule ka, et kuidas ta, kas ta on sirgelt või mitte. Ja teise pool siis on vaja samamoodi saada need vahed siin paika, et noh, siin ei ole isegi samamoodi praegu. Siin on kuskil on see ja siin ma ei tea, siis ma ei näegi seda. Igatahes jah, no see on, mille järgi neid panna. Siin on mingi noolekene üles alla, kui on siit näha, mu kaamera ei ole kõige parem. Noolekesed teised pool. Kas siin on ka siuke asi või? Siin on jah, aga see on täiesti teises kohas ju. See on nagu seibile palju ligemal. Nagu, kus siin märgid on või mis iganes. Siin ei ole, noh, võt selleks ongi siukest head tööriista vaja, mis maksab ainult 5 eurot. Ja saab seda siis kasutada igal pool. Vot nii, ma otsin nüüd needitud kohe üles. Tegelikult ma võin selle kohe ka küljes kruida. See käib hästi kergelt see külge. Ta ongi siis, läheb selle hammasratta külge ja kinnitub siis, kohe vaatame, kuidas. No, kaugel mul see, oot nii, ei saa ikka kätte. Väga ebamugav on siin teha, aga nii, põhimõtteliselt siuke ta ongi. Ühelt poolt läheb siis vastu keti või hammasratast ja teiselt poolt siis poldiga vastu. Ja kui on nüüd kett teiselt pool, siis saab selle pulga lihtsalt teist pidi tõsta ja saab teiselt poolt ka paika panna, et töötab mõlemad pidi. Ja nüüd otsime üles siit meie needid ka, kus on needid. Needid. Needid on uuesti needitud, suumime sisse. Vot, ei ole mõrasid sees, täiesti ilusad, puhtad. Et vaatame siin, ma saan näidata ka äkki. Siin on mul siis needi ots, siuke. Ja siin on siis, siit on näha, et ta üldse sisse ei lähe, see on siis uus see ots. Kui väga siit näha on, aga midagi äkki ikka. Et noh, ta lähebki siia peale suht. Ja siin on siis, kuidas ma näitan, ma loodan, et midagi saab aru. No siin on näha, et ta ei ole näha. Igatahes jah, siin on, ta upub veits ära siia sisse, et mingi mega palju pole vaja ja juba sobib. Osad on paremad, ma tean, et siili see vist, ma vaatasin videot, sellel on siuke, et saab täitsa vastu seda sirget äärt keerata näiteks, kus see põhi siis vastu tuleb. Aga siin on mingi Hiina komplekt veel mul, see on JPM-i oma. Hiina komplektil on täiesti teistsugune see ots neetimis, see, mis laiali surub. Siuksed erinevused on, eks hiinakad on hiinakad ikka. Hiinakal on see veel probleem, et kui nüüd seda panna, vastus on siis see, paneb selle teise poole vastu ja siis saab selle plaadi paika panna, aga nende augud on nii täpsed, et need lähevad siit, sellest ülitäpselt läbi ja siis pane neid paika seal, võib-olla nad isegi ei lähe niimoodi 2 tükki korraga läbi. Ei lähegi vist jah, et nad on nii liiga täpsed on, neid olekski siis vaja põhimõtteliselt suuremaks teha. JPM-il on siuke mõnus, sellega saab kohe, ta on suurem, ta läheb ilusamalt läbi ja mõlemast ka ilusti, et mõlemad need augud on juba suuremad. Siuksed erinevused neil on hiinakatel ja mitte hiinakatel. Kuigi võib-olla see on ka hiinakas, aga tal on ikkagi mingi kvaliteedikontroll või midagi tehtud. Vot! Need on tegelikult Hispaanias tehtud. JPM-i tooted, seda ma sain teada. Et ei ole Hiinas. Võib-olla on Hiinas, aga Jaapan, Hispaania. Nii, see on nüüd siin korralikult tilkund õli. Paneme õli sisse uue õlifiltri ja siis on sellega ka hästi. Ja ratas ongi valmis, nagu naksti.
õli vahetatud, lasin natuke teda soojaks käia, vajus õli alla, siis panin, või siis kontrollisin uuesti küljeala peal. Ma siin tõstsin ta küll niimoodi üles natuke esiratast ja värk, et oleks rohkem tasakaalus, aga ma lõpuks kontrollisin ikkagi tänaval siin maja ees, garaaži ees, et saaks täpselt õigeks. Kõik läks nipparitega kinni jälle nagu ennem oli, et siis oleks nii nagu mõeldud ja hea nagu eelmine omanik oli seda mõelnud. Aga rohkem ei olegi, selles mõttes, et võiks nüüd vist kõik hea olla. No jahutusvedelik veel. Selle jaoks ma pean end kokku võtma ja minema tooma lihtsalt sinist jahutusvedelikku. Aga see pole nii kiire ka praegu. Vot, ratas on valmis. Nüüd on kõik idekas. Nüüd võib ju sõitma minna. Ratas on minu nimel ka. Eks ma sellest teen ka juttu kunagi hiljem. Ja mingi video tuleb, kus ma käisin ja ei saanud, see tuleb vist ennem. Ma ei tea, mis järjekorras videot tulevad, igatahes ma saan sellega sõitma minna. Ma pean ainult kindlustuse tegema, sest seda asja veel uurima. Vot, aga nii on. Jah, kõik. Ratas sai valmis. Et jahutusvedelik mingi teine kord siis ja siis ongi hästi. Super, aga davai. Tšau siis.